tänase Boost ja Punaseks video idee sain sellest, et otsisin erinevad materjali, kuidas inimesed kodustes tingimustes trenni teevad. Ja seda tehes sattus mulle ette video, kus üks härrasmees tegi käepärastest kodustest vahenditest endale ise jooksulindi, nagu see on enam-vähem jõusaalis. Ja selleks kasutas ta ainult kahte asja: pesuvahendit ja vett. Läheme vaatame järgi, kas meilgi see õnnestub. Selleks, et katse läbi viia, oleme tulnud kööki ja küsid, miks kööki, siis sellepärast, et esiteks originaalvideos toimus katse köögis ja teiseks meil köögis on selline äravoolu trapp või toru, kuhu saab pärast kogu maha läinud vee ja pesuvahendi sisse pühkida. Kui tahad kodus seda sama katset järgi teha, siis ole ka kindel, et sul on samasugune koht, kuhu saad selle vee pärast ja pesuaine löga pärast kokku pühkida. Või siis küsi veelgi parem oma vanematelt luba, et kas nad on ka nõus sellise katsega. Näiteks, kui sul on köögis peen puitpõrand või laminaatpõrand, mis võib-olla nii hästi ei kannata vett ja pesuainet, siis ei ole mõistlik sinna seda sisse ajada. Et igal juhul, kui hakkad seda katset ise kodus kordama, küsi selleks oma vanematelt luba. Aga asume nüüd katse juurde. Katse ise nägi välja järgmine. Tuli härra köögikraani juurde ja valas sinna maha natukene nõudepesuvahendit. Seejärel käivitas kraani ja pani 2 peotäit vett ning ajas selle jalaga natuke läbi ja asus kõndima. Pean tunnistama, et nii mugav, kui selles videos see näis, mul ei ole, aga tõesti saab teha, proovi ka joosta. Ja on täiesti võimalik. Kui seda katset jälle teed, ole kindel, et sa saad kraanist kinni hoida, sest võid libiseda ja kukkuda. Aga jah, käepärastest vahenditest saab niimoodi täiesti jooksulindi valmistada küll, kui sul kodus jooksulinti ei ole. Proovime veel kord joosta. Päris kiiresti annab joosta. Seega minu järeldus: nõudepesuvahendi ja veega ning vähe libedama põrandaga on võimalik jooksulinti valmistada küll. Meil on siuke vahendiga põrand, mis tegi selle natuke keerulisemaks kui videos, ehk siis nii sujuva mugav see ei olnud kui videos, aga ma arvan, et see ei ole müüt, et nagu sa nägid, siis on sellel meetodil võimalik tõesti jooksulinti imiteerida nii kõndimiseks kui jooksmiseks. Nii et ei olnud müüt.